Tere tulemast Musta kassitara lugemisse veevalajad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 16 kuni 22 märts. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nädal algab teil siin Karikate kuningaga. Karikate kuningas on selline rahulik inimene. Tema on rahulik valitseja, rahulik meesterahvas. Karikate kuningas on nii rahulik, et kui ümberringi käib kisa, kära, seal võib-olla inimesed karjuvad üksteisest üle, siis tema vaatab kogu seda möllu eemalt ja mõtleb, et ma nagu ei saa aru, mida nad seal kisavad, mida nad seal jagada üritavad. Kõik on ju niigi selge. Et Karikate kuningas suudab rahu säilitada ka siis, kui ümberringi möll käib. Tema ei lähe sellega kaasa, ta ei lase ennast endast välja viia. Et tema säilitab rahu ja seda soovin ma ka teile. Säilitage rahu, võtke kõike sedasi külma peaga, ärge minge endast välja, vaid kuidas ma ütlen, rakendage kannatlikkust, sest seda kannatlikkust läheb teil ka nädala lõpupoole vaja. Edasi tuleb siit mõõkade 4. No mõõkade 4 tegelikult ütleb seda, et puhkust oleks vaja. Et oleks vaja puhata, aga teil ei ole aega puhata, sest teil on vaja siin nädala keskel teha palju tööd. Siit tulevad müntide kaardid, tuleb müntide 8 ja müntide kuninganna. Müntide 8 on väga pühendunud töö tegemise kaart. Ja ega müntide kuninganna ei ole ka laisknaiste rahvas, temal on raha küll. Müntide kuninganna on selline kokkuhoidlik naine. Tema eelarve on paigas selles mõttes, et tema ei tee emotsiooni oste. Et tema pühendub tööle, tema teab, mis tal teha on vaja ja te nagu nädala sees te peaksitegi nagu tegema oma tööd, nagu seda, mis te olete ette võtnud. Et mitte lõpetama enne, kui see töö on tehtud, kui see eesmärk on saavutatud, mis te endale võib-olla nädala alguses olete nagu pannud. Et mõtlete, et vot sellel nädalal ma teen selle ära ja siis te teete selle ära ja pärast võite olla endaga rahul, et te olete ära teinud. Kindlasti ma ei soovita sellel nädalal teha emotsiooni oste. Siin on nagu selles lugemises on nagu natukene hoiatusi. Et ärge võtke endale liigset koormat. Kui keegi teile veel lisakoormat tahab anda, kas siis tööd juurde või mingeid ülesandeid jagab teile, mida teie nagu peaksite tegema, siis võimalusel delegeerige oma ülesanded või ärge üldse võtke neid vastu. Et las keegi teine tegeleb sellega. Sest siin alumisel ja kaardid räägivad mulle sellest, et teil on küll jõudu kõige sellega toime tulla, aga see koorem on teie jaoks liiga raske. Ja siin vahepeal on üks selline kaart, mis räägib lapsepõlvest, kas lapsepõlveradadest, mõnest inimesest, kes lapsepõlvest välja tuleb teie ellu tagasi, võib-olla keegi helistab, võib-olla te nädalavahetusel ise mõtlete, et te läheksite sinna, kus te oma lapsepõlve veetsite. Et selline tore taaskohtumine või tore mälestus, siuke lapsepõlveradadel käimine. Võib-olla teil on vaja võtta kokku oma julgus ja jõud, et sinna lapsepõlveradadele üldse minna, aga ärge siis laske seal, kui te kohal olete või nende inimestega kohtute, et ärge laske endale lisakoormat panna. Kindlasti ärge võtke teiste inimeste muret enda õlgadele. Et teie ei saa elada teiste inimeste elu. Teie peate elama ikka enda elu ja hoolitsema ise enda oma pere eest ja tagama neile nagu selle stabiilsuse ja rahulikkuse, et teis on see jõud ja teis on ka selle Karikate kuninga rahu. Et te suudate ka rahulikult selgitada, miks te midagi ei tee või miks te midagi teete. Et ma ütlen selle peale nii, et te suudate ka rumalatele küsimustele rahulikult vastata. Mis ma soovin teile selleks nädalaks? No ma soovin teile jõudu. Pidage vastu ja kindlasti ärge võtke endale ühtegi lisakoormat. See läbipõlemise oht lihtsalt on nii suur,
Et kui te mõtlete, et aitate kedagi, siis tegelikult ise pärast on teil endal klaas tühi ja teil ei olegi enam teistele mitte midagi jagada. Kui on võimalik, siis ärge võtke seda koormat enda õlgadele. Kui ei ole võimalik, no siis delegeerige, jagage seda, ärge kandke üksinda. Tulgu teil üks tegus nädal, kindlate selliste põhimõtete ees seismine ja rahu hinges, rahu kõiges. Just seda ma teile soovingi. Jääge rahulikuks igas olukorras. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida. Kohtume järgmisel nädalal.